Hyundai on oma elektriautode mudelirivi päris hoogsalt laiendanud ja loomulikult on need rahva seas ka väga populaarseks osutunud. Nüüd on Hyundail olemas uus, suur, luksuslik linnamaastur, seesama Ioniq 9. Kas võib öelda, et kui Ioniq 5 oli nii-öelda selline mugav linnakorter, siis Ioniq 9 näol on tegemist ikka korraliku luksusviljaga? Täpselt nii on. Sügisest on siis meie turul olemas Ioniq 9, mis on siis tõesti nüüd kõige suurem ja kõige mahukam Hyundai mudel üldse Baltikumi turul. Ja me nüüd pakume siis seda tõesti 6- ja 7-kohalisena. Ja mis ta teeb siis eriliseks on see, et selle autol on nüüd tõesti igas istmereas on siis ruumi istuda, mis on olnud siiamaani üsna paljudel 7-kohalistel autodele puuduseks. Kui muidu kolmas rida on mõeldud autodes pigem väikestele lastele, siis Ioniq 9 puhul on ruumi siin ka minusugusele 1,77 m. Esmajoones hakkab silma Hyundai elektriautodele omane selline futuristlik kandiline välimus. Sellist kihvti, sellist lisatatsi annavad minu meelest need pikslilaadsed nii esituled kui ka taga kõik see selline pikk tulede rivi. Aga mis on märkimisväärne Hyundai Ioniq 9 puhul on see, et ta näeb küll välimuselt välja väga kandiline, kuid tegelikult on tegemist äärmiselt voolujoonelise autoga. Õhutakistuskoefitsient Ioniq 9 on peaaegu sama hea nagu mõnel sportautol. Ja loomulikult sellele aitavad kaasa need elektrilised küljepeeglid ja ka elektrilised ukselingid, mis seda takistust veelgi väiksemaks teevad. Tänu sellele pigistatakse sellest pea 2,3 tonnisest 5 meetri pikkusest Ioniq 9 välja sõiduulatust kuni 620 kilomeetrit ja seda kõike tänu Hyundai uuele 110 kW-tunnisele akule. Ja mis veel oluline, kui kasutad võimast 350 kW-st laadijat, siis saad aku 10% pealt 80%-ni kõigest 24 minutiga. Vähe sellest, et Ioniq 9 näeb välja väga suur ja äge, on ta ka väga tugev ja võib vabalt ära vedada 2,5 tonnise haagise. Ioniq 9-ga sõita on ülimalt mugav. Tegemist on äärmiselt suure autoga, pikkust on tal 5 meetrit. Kui parkima selle autoga lähed, siis see vajab harjumist. Kui sa tavalise autoga sõites vaatad aknast välja küljepeegleid, siis nüüd Ioniq 9 piisab siin neid väikseid ekraane vaadata. See on natuke uudne, sellega peab sõitma, et see tunnetus kätte saada, aga ta on päris kihvt ja seda enam, kui on pime aeg, siis sa ei pea muretsema, et sa küljepeeglist midagi välja ei näe. Need ekraanid on väga hea nähtavusega ja mis ka talve tulekul väga oluline, siis siin on ka soojendus sees, et sa ei pea muretsema, et see kaamera silm sul härmas on või klaas jääs on. Ioniq 9 on väga palju erinevaid kaameraid, et seda sõitu veelgi mugavamaks teha. Näiteks ka tahavaate peegli saad muuta kaameraks. Kes on varem sõitnud Ioniq 5-ga, siis selle sarnasus siin autos on täiesti olemas. See kaardus juhi poole suunatud ekraan, kõik see käiguvahetus, kõik see on sarnane Ioniq 5-le. Ioniq 9 menüü on hästi kihvt. Siin on sellised mõnusad retrohõngulised pildid. Siin on lahedaid asju, mida sa saad kasutada. Näiteks, kui sul tuleb mingi hea mõte ja sa ei saa seda sõidu ajal üles kirjutada, sa saad jätta endale nii-öelda voice memod, mida sa siis pärast saad järele kuulata. Või näiteks kas või autopesurežiim. Kui lähed pesulasse, ta lülitab kõik andurid välja, kõik kojamehed, paneb auto neutrali peale, veendub, et klaasid on ilusti kõik suletud. Ioniq 9 on varustatud Hyundai poolt siis nimetatud Anonymous Drive 3.0 tasemefunktsiooniga, mis tähendab siis seda, et auto juba näiteks ringteele lähenedes, ilma et juht peaks pidurdama, võtab hoo maha, kui selleks tekib loomulikult vajadus, et kui ütleme siis niimoodi, et kiirus on liiga suur. Väikestel teedel, mida Eestimaal on piisavalt, enne sellist järsemat kurvi auto võtab hoo maha, et minna siis või läbida see kurv tõesti ohutult. Et selline funktsioon on olemas ja tekitab äärmiselt sellise turvalise ja hoitud tunde, kui sellise autoga sõidad tõesti. Pakume mitut varustusastet. On olemas premium varustusaste, mida me siis pakume nii tagaveolisena isegi ja 4-veolisena. Pluss siis performance Calligraphy Edition, mis on siis juba 4-veolisena alati
ja kõige võimsama mootoripaketiga. Proovisõiduautod on meil suuremates esindustes olemas ja kiired tarned on olemas meile Soome Hanko laost. Ja kui keegi väga soovib sellist oma autot, kus on siis värv, sisuvärv, mootorilahendused, siis saame tuua selle tehasest ja kevadeks on auto käes. Hinnakujundus on meil tehtud niimoodi, et hinnad algavad siis 76 999 eurost ja kõige kallim või siis kõige tipum versioon on siis 89 999 eurot. Avastamist on Hyundail palju, nii et tasub tulla proovisõitu tegema. Üks asi on see, mis meie räägime, aga teine asi on see, mis su enda kõhutunne ütleb. Loomulikult, ise pead tundma seda mugavust ja seda feelingut, mis selles autos on. Ja loomulikult see turvalisus, mida Hyundai pakub siis oma autode erinevate lahendustega, mis on tõesti äärmiselt pikk, aga sellest juba tõesti, ma arvan, selles saates me ei jõua ära rääkida, et pigem siis tulla ja tutvuda siis ja müügikonsultandid annavad head nõu.